Et ikkagi no meie reaalsus on, kui tahta kaelaga maa peale jääda, siis ikkagi meie koduturg on siin parimal juhul Baltikum, lähiturg on ta on sirkel, see Tallinna tõmbajoon on see Läänemere ruum, siin on Rootsi, Soome, võib-olla natuke Venemaa. Me isegi Poolasse ei suuda mitte midagi müüa, sest Poola on niivõrd, ütleme, protektsionistliku hoiakuga. Tohub 40 miljonit on ja justkui võiks olla siuke ka arenev või asi, ükskõik mida. Peaks on tuttav olema. Läheb tunni ajas lennu kaugus vastas 40 miljonit elanikku. Siis me jõuame Saksamaal, mis on ju, ütleme, 80 miljonit on ju kõige magusam turg, kui me tahame, peaks olema kõige ostuvõimelisem. Ja niimoodi me ütleme, meil seda minu arust meie majanduse jaoks seda turgu on nii palju siin, et vahet, et jõuame midagi ära müüa, kui midagi oleks müüa. Aga mis ei tähenda seda, et on ju erinevaid ettevõtteid, kes ju ikkagi püüavad, ütleme, kellel on mingid spetsiifilisi kontakte ja selles mõttes on, ütleme, igasugune turgi huvitav. Ma küsin hoopis teise küsimuse, et praegu ekspordiks, eks ole, aga näiteks sama Hiina või mitte Hiina, Itaalia oli parem meelde. Eksporditootjad on ikka niivõrd metsikud, et ettevõtted, siin mõned näited, mis on tegelikult ei suuda konkureerida ega rahvusvahelised pakkumist, sellepärast, et riigi toetus, ütleme meie KredExi taolisel ettevõttel oluliselt suurem. Ehk siis teised öeldes on ju selge, et kui on täis, jah? Aga küsi ära. Et kui on tegelikult ikkagi, ütleme, mingisugusel teisel Euroopa riigil oluliselt tõsisem eksporditoetus just nimelt taga, eks ole, kus on siis kas toodete müügigarantii või mitte müügigarantii, vaid ütleme maksegarantii või siis nimetame pangagarantiiks lisaks sellele, kui on eksport olemas, on turg olemas, ostja ka olemas, aga nõutakse niisugused tingimusi, millega on ettevõtte ja pangaga koostöös pakkuda anda. Et see oleks võib-olla tõsisem koht praegu. Aga neid tuleks vaadata konkreetsete case'ide põhjal, et kus siis ei suudeta. Et meil on tõesti ju KredEx, me oleme tõstnud seal KredExi kapitali, tekib seal ekspordikrediidi kindlustuse mingi ühingu. See oli minu mingi 300 000 eurot ainult vist. Nüüd majandusel tõstame seda. See on jah, see on oluline. Niisugust asja saab ütleme tõsta, et kui on ikkagi